Austatud erakonnakaaslased, head sõbrad! 14. aprillil 2018. aastal valisite mind Reformierakonna juhiks. 6,5 aastat. Vaadates kalendrisse, imestan, et kui kiiresti see aeg on läinud. Vaadates peeglisse, ohkan, et niigi läks. Need aastad ei ole olnud kerged, ometigi on neis olnud nii rõõmu, nii õnnestumisi kui ka altminekuid. Aga kuidagi veider on see tänane üritus. Astusin erakonna esimehe kohalt tagasi tegelikult juba juunis, tegin ettepaneku kutsuda kokku erakonna üldkogu, et valida uus esimees, kellest siis saab peaministrikandidaat, aga erakonna juhatus otsustas teisiti. Ja nüüd ongi selge, et nüüd me oleme siin septembris, kus istuva peaministri vastu keegi kandideerima ei hakka. Eks oma vigade kordamises ja demokraatia imiteerimises on ka mingi teatud võlu, aga mulle see siiski senini avastamata on jäänud. Aga eks siis juhatuse liikmed saavad vajadusel loomulikult selgitada, miks nende arvates niimoodi on parem. Terve suvi oleme juba näinud Kristenit erakonna esimehena esinemas ja täna on siis palutud erakonna liikmetel see ka ametlikult vormistada. Igal juhul tänasega saab siis ametlikult läbi minu erakonna esimeheks oleku aeg. Erakonda juhtima asudes ei kujutanud ma muidugi ette, mida see kõike endaga kaasa toob. Ma teadsin, et see amet on keeruline, aga ega selle ameti keerulisuse astet tegelikult ennem ei tea, kui seda ise ei koge. Seda enam, et lisaks erakonna juhi vastutusele sisaldab see endas ka potentsiaalset valitsusvastutuse võtmist. 2018. aastal, tõsi küll, ei olnud seda muret meie erakonnal üldse, sellepärast et 2016. aastal oli siis suitsunurga poistebänd meid valitsusest välja tõstnud ja meil opositsioonist väljapääsemiseks suurt lootust ei olnud, kui võita 2019. aasta valimised. Ette rutates, ja seda te kõik juba teate, et ka sellest ei piisanud selleks, et opositsioonist valitsusse pääseda. Aga tagasi 2018. aastasse tulles, siis ega asjad ei olnud väga lihtsad ka erakonna siseselt. Erakonna rahaline seis oli pehmelt öeldes keeruline. 2017. aastal olid erakonna tulud olnud 2 miljonit eurot ja kulud 3 miljonit eurot. Ehk siis teisisõnu, me kulutasime 50% rohkem, kui me teenisime. See ei olnud mitte kõigi aegade kõige halvim majandustulemus, vaid see oli tegelikult ka paras häbiplekk erakonnale, kelle üheks põhiliseks mantraks on olnud ja loodetavasti on ka tulevikus korras riigi rahandus ja eelarve tasakaal. Lisaks olid meil erakonnas tekkinud erinevad grupeeringud, kes poliitiliste vastaste asemel tegelesid üksteise rappimisega. Ja kuigi, nagu ütleb laulusalm, kodusõjas surma ei saa, siis selline sisemine arvete klaarimine tekitab alati haavu ja kibestumist, milledest paranemine võtab tükk aega. Mõni plaaster on senini toona löödud haavade peal, kuigi üldjoontes võib vist nentida, et me oleme selline suht sõbralik pere. Eks valimisvõidud nii Riigikogu kui ka kohalikul tasandil on selle meeleolu muutusele muidugi kõvasti kaasa aidanud. Ja ka erakonna rahaline seis on tänasel päeval hoopis teine, kui ta oli 2018. aastal. Tänusõnad selle eest eelkõige nendele peasekretäridele, kellega ma olen koos töötanud, Gert Valdaru, Erki Keldo, Timo Suslov. Aitäh! Kui ma erakonna esimehena väga lühidalt need 6,5 aastat kokku võtaksin, siis lisaks meeleolu ja erakonnasisese meeskonnatöö ning meie rahalise seisu paranemisele tooksingi eelkõige esile meie tulemused valimistel. Oleme selle aja jooksul võitnud 2 Riigikogu ja lisaks ka 1 Europarlamendi valimise, kohalikud valimised samuti.
Lisaks andsime oma selge panuse sellesse, et president sai seekord valitud ilma suurema nägeluseta juba Riigikogus. Sellest ajast 3,5 aastat kandis meie erakond ka peaministriparteina valitsusvastutust. Me saime viimastel Riigikogu valimistel 190 632 häält. Sellist tulemust ei ole Reformierakonnal ja minu teada ka mitte ühelgi teisel erakonnal ette näidata. Riigikogus on meil 39 mandaati. Erakonda juhtima asudes olime opositsioonis ja sealt väljavõitlemine oli erakordselt keeruline ülesanne, sest teised erakonnad tundusid olevat ühtsed sellises Reformierakonna vastasuses. Opositsioonist väljavõitlemiseks tuli võita 2019. aasta valimised, kuid nagu me teame, ka sellest ei piisanud. Võitja erakonna esimehena oleks olnud loogiline, et just mina oleksin saanud tol korral valitsuse moodustada. Aga teate, tagantjärele vaadates mul on väga hea meel, et nii läks. Me kasvasime meeskonnana opositsioonis paremini kokku ja ka mina õppisin selle ajaga väga-väga palju. Meenutan siiani meeleliigutusega fraktsiooni liikmete tööd opositsioonis, kus sai tehtud väga palju algatusi ja isegi, kui see otseselt tulemust ei toonud. Erinevalt teistest riikidest ei ole Eesti parlamendi liikmetel abisid. Seega sõltub kõik sellest, kui töökad ja kui sisulised on meie enda parlamendisaadikud. Ja meie inimesed seda on. Selle üle tunnen tõelist headmeelt. Head kuulajad, kõik tahate rohkem kuulata uue erakonna esimehe mõtteid kui minu heietusi, seetõttu ei hakka pikalt peatuma minu juhitud valitsuste tehtul. Ütlen vaid, et lisaks jooksvatele kriiside lahendamisele, mida võrreldes eelkäijatega oli kordades rohkem, COVID-i kriis, energiakriis, sõda, majanduskriis, tõstsime Eesti välispoliitilist kaalu märkimisväärselt, tugevdasime Eesti kaitsevõimet ning sai tehtud ka palju muid olulisi Eesti elu edasiviivaid otsuseid, alates eestikeelsele haridusele üleminekust, riigireformist kuni riigi rahanduse seisu parandavate otsusteni. Olen tänulik nii teistele erakondadele, kellega on olnud au valitsusvastutust kanda, kui ka erakonna liikmetele, kes on vedanud ministriametis konkreetsete valdkondade tööd. Ning kõigile Riigikogu liikmetele, kes parlamendis valitsust on toetanud. Ma olen öelnud, et tahaksin oma otsuste vilju ka nautida, sest neid raskeid otsuseid on olnud palju ja neid on palju tulnud ka selgitada. Paraku on see tihti poliitikas nii, et nii negatiivsed kui ka positiivsed otsuste tagajärjed jõuavad kätte alles siis, kui sina enam valitsuses ei ole. Meie oleme pidanud tegema riigieelarve kordategemisega, mida möönan, me pole lõpuni siiani veel suutnud, kuid need inimesed, kes headel aegadel reservid laiali jagasid, õitsevad populaarsetena ringi. Nii peavad ka näiteks pensionisüsteemi lõhkumise tagajärgedega tulevikus tegelema hoopis teised inimesed ja nende otsuste vastutajad on ammu unustatud. Üks suur muutus ja otsus, mille lõplikku elluviimist mul peaministrina ei õnnestunud näha, on eestikeelsele haridusele üleminek. See on reform, mida oleks tulnud teha mitukümmend aastat tagasi. Meie tegime sellega algust ja ma loodan, et see protsess saab täielikult lõpule viidud aastaks 2030. See on Eesti jaoks üks olulisemaid julgeoleku tagatisi tulevikus ja ma olen väga uhke selle üle, et me oleme sellele üleminekule korraliku hoo sisse andnud. Kallid kaasteelised, minust ei saa erakonna esimehe kohalt lahkumisel sellist erakonna esimeest, kes oma järglast pidevalt avalikkuses kritiseerib. Täna on mul viimane päev, kui saan praegust valitsust kritiseerida, ilma et ma seda lubadust rikuks. Seetõttu on mul hingel paar asja. Esiteks, minu arvates on vale lükata maksuküüru kaotamine edasi. Maksuküüru kaotamine suurendab nii inimeste sissetulekuid kui alandab tööjõumakse.
Nii IMF kui ka Eesti Pank toovad maksuküüru kaotamise välja kui ühe lähiaja kõige olulisema majanduskasvu soodustava reformi. Maksuküüru kaotamise lubadusega võitsime 2 valimised. Sisuliselt tähendab praegune edasilükkamine astmelise tulumaksu põlistamist, millele Reformierakond varasemalt on alati vastu seisnud. Veelgi hullem viga minu arvates on ettevõtetele tulumaksu kehtestamine. See läheb otsesesse vastuollu meie põhimõtete ja meie lubadustega. Selliste otsustega lörtsime me oma valijatelt saadud mandaati ning hävitame maksukeskkonda, mis pole Eestit mitte ainult hästi teeninud, vaid on korduvalt ka rahvusvaheliselt tunnustatud kui kõige konkurentsivõimelisemat. Ütlesin 2018. aastal erakonna esimeheks saades ja kordan täna ka sellest ametist lahkudes, et maksusüsteem peab olema lihtne ja arusaadav kõigile ning toetama majanduse alustala, eraettevõtlust. Peab kehtima põhimõte, et ei maksustata seda, mida me tahame, et kasvaks. Me tahame, et ettevõtted areneksid ja investeeriksid saadud kasumi tagasi oma inimestesse, töötajatesse ja arengusse. Kui taganeme oma põhilubadustest ja põhimõtetest, siis tekib küsimus, millega me teistest erakondadest eristume. Aga sõbrad, aitab kriitikast. Täna on siis käes see päev, mil seisan teie eest viimast korda erakonna esimehena. Erakonna esimehe ja peaministri töö on äärmiselt väljakutsete rikas, äge töö. Aga mul on tehtud selline pakkumine, millest ei ole võimalik keelduda, sest Eestile ei ole sellist kohta mitte kunagi pakutud. Mul on tehtud see ettepanek, kuna meie töö välis- ja kaitsepoliitikas on silma hakanud kogu Euroopas. Ja see on meile kõigile meile suur tunnustus. Uus töö saab olema põnev ja väljakutsete rohke, aga ka meeletult vastutusrikas. Ning kindlasti toob see uusi võimalusi ka Eestile. Ma olen tänulik, uhke ja väga õnnelik, et olen saanud olla Reformierakonna esimees ja Eesti Vabariigi peaminister. Olen tänulik Reformierakonna peasekretäridele, Gerdile, Erkile, Timole, kes on aidanud organisatsiooni hoida ja ehitada. Olen tänulik erakonna kontori töökale perele, kelle sageli nähtamatu tööta ei oleks erakond nii edukad, kui me oleme. Olen tänulik ka minu ajal fraktsiooni ohjata aidanud siis Mardile ja Erkile, kes on siis fraktsioonijuhi tööd sellel ajal teinud. Inimesed võib tinglikult jagada 2. Muidugi öeldakse, et on alati need inimesed, kes jagavad kõiki inimesi 2 ja need, kes seda ei tee, aga tormisele merele sattudes hakkab üks osa purjeid sättima ja aitab laeva juhtida. Teine osa sätib ennast igaks juhuks päästepaati varjule. Mart Võrklaev on see inimene, kes päästepaati varjule ei poe. Tahan eraldi tänada Marti, et ta tegi rahandusministri tööd täie pühendumisega ja võitles Eesti tuleviku, mitte oma poliitilise karjääri päästmise nimel. Mardiga julgen minna nii luurele kui ka tormisele merele. Olen tänulik ka kõigile minuga valitsuses ja peaministri büroos koos töötanuile, aga täna toon esile just need inimesed, kes on erakonnaga seotud. Gerrit, kus iganes sa oled, kes sa oled aidanud siluda suhteid koalitsioonipartneritega, see on olnud väga oluline ja tähtis töö minu võib-olla vahest liiga jäikade seisukohtade juures. Kätlin, kes on kullatükk ja erakonna vaates absoluutne elav entsüklopeedia ja kelle erioskuste hulka kuuluvad ka ennustamisvõimed, arvamaks ära, mida opositsioonisaadik tegelikult tahab küsida järjekordse olukorrast riigis küsimuse all. Marise Elisabeth, kes on aidanud nii kommunikatsiooni kui ka sotsiaalmeediaga. Marisest on saanud nüüd Reformierakonna kampaaniajuht, nii et te puutute temaga kõik edasi kokku ja ma soovin neile mõlemale väga palju jõudu.
Tahan eraldi tänada ka oma isa Siimu, kes mul on alati osanud nõu ja jõuga abiks olla, sest tema on tõesti inimene, kes on nii erakonna esimehe positsiooni kui ka peaministri tööd teinud ning teab, mida see töö endast kujutab. Valdo on mulle nõu ja jõu ja ausa tagasisidega olnud sellel teekonnal abiks ja selle eest olen ka talle väga tänulik. Ma tänan väga kõiki koalitsioonipartnereid, kellega mul on olnud au koos töötada. Keskerakonda, Isamaad, Sotsiaaldemokraate, Eesti 200. Kõigil on oma tugevused ja nõrkused. Kõigiga on olnud nii arusaamatusi kui ka õnnestumisi, kuid kõik on soovinud Eestit edasi viia ja on olnud Eesti eest väljas. Ma tahan tänada kõiki erakonna liikmeid, kellega mul on erakonna esimehe tööd tehes olnud võimalik kokku puutuda. Mul on alati meeldinud käia piirkondades ja kuulata inimeste muresid ja rõõme. Jah, isegi Võrus on mul meeldinud käia, nii et see saab olema kindlasti üks asi, mida uus erakonna esimees peaks tegema. Ma loodan väga, et seda unarusse ei jäeta. Inimesed, kes meie piirkondi veavad, vajavad eraldi märkimist ja tunnustust. Ma tahaksin teile kõigile teha ühe suure kalli. Tahan tänada ka neid inimesi, kes Reformierakonda on läbi aastate valinud ja meile valimistel oma hääle usaldanud. Me hindame seda väga kõrgelt. Ja lõpetuseks tahan tänada kõiki eestimaalasi, kes te olete erakordselt tublid, kõigist meist tabanud kriisidest läbitulekul. Koos saame me üle kõige suurematest muredest. Me ei alistu, me ei anna alla mitte kunagi. Aitäh nende 6,5 aasta eest. Ma soovin kõike paremat uuele erakonna esimehele ja erakonnale tervikuna. Aitäh!